Austatud daamid ja härrad, head ettevõtlikud inimesed. Pöördun teie poole video vahendusel, sest samal ajal olen kutsutud pidama kõnet Washingtonis mõttekoja Freedom House igal aastasel galal, sarnasel nagu teil hetkel Estonia kontserdisaalis käimas on. Teemaks aga inimõigused ja vabadus. Selle mõttekoja poolt välja antavad edetabelid peavad Eestit vabaks demokraatlikuks riigiks. Internetivabadusel peab Freedom House Eestit kõige vabamaks riigiks maailmas ja pressivabaduse osas 22. kohal olevaks samal tasemel USA-ga. Ma loodan, et te oskate seda vabadust kõrgelt hinnata. Ka meie enda põhiseadus ütleb, et kõigil Eesti kodanikel on õigus ja seega vabadus tegeleda ettevõtlusega. See õigus on igaühel, mitte pole väljavalitute kohustus või privileeg. Ja ma tahan teid täna õhtul tänada, et olete seda õigust kasutanud ning asunud tööandja raskele teele. Riigikogu avaistungil rääkisin usaldusest kui kapitalist, mida tuleb hoida ja kasvatada. See on kapital, mis majanduses kiiremini kui mujal muutub käega katsutavaks kasuks või kahjuks. Usalduse puudumisest räsitud finantssektor ja euroala on selle elavaks näiteks. Seda enam on mul hea meel näha, et Eesti tarbijate kindlus oma tuleviku suhtes on mõõdukalt optimistlik ning see on mõjunud meie sisemaiste toodete ja teenuste pakkujatele positiivselt. Samavõrra on mul hea meel näha, et usaldus Eesti ettevõtete vastu rahvusvahelistel turgudel kasvab. Meie roll ja kaal Läänemere ääres on üha tugevam. Tihti tundub mulle, et selle edu aluseks on meie eneseusu kasv. Viimased paar rasket aastat on taas tõestanud, et saame hakkama ka kõige karmimates tingimustes ja teeme ehk isegi paremaid ja kiiremaid otsuseid kui naabrid ja saatuse kaaslased. Ma tahan, et me kasutaks seda kasvanud usaldust ja enesekindlust veelgi julgemalt ära. Ma tahan Eesti ettevõtteid ja Eesti ettevõtjaid näha maailma vallutamas ning saavutamas kõrgusi, mis tooks parema elu kõikidele inimestele Eestis. Tänasel õhtul käib lavalt läbi ja saab pärjatud nii kõigile tuttavaid eraettevõtteid, hästi juhitud riigiettevõtteid, uusi üllatajaid kui ka õpilasfirma. Just sellise koosluse koostöös näen sündimas veelgi edukamat majandust ning konkurentsivõimelisemat riiki. Usaldage oma koostööpartnereid ja isegi konkurente, sest meil tuleb leida ressursse ja edu sealt, kus teised ei oska otsida. Palju õnne kõikidele ärijuhtidele ja nende töökatele kollektiividele, kes täna tunnustatud saavad ning jõudu edaspidiseks ja üleüldse elagu ettevõtlik Eesti.